2 kuud on ehituse algusest möödunud ja oleme päris jõudsalt edenenud, et kuidas sul endal, Liina, on tunne No äge. seda maja vaadates? Äge on. Ei ole isegi mitte mingit muud mõtet või kahtlust peas. Et seda protsessi vaadata, kuidas iga päev, kui sa nagu astud õue, näed, et jälle mingi uus etapp on valmis on ja kui ta siis väljast sai nii-öelda katuse alla kenasti on ja siis peab käima siin niimoodi ukse vahelt sisse piilumas. Eelmisel korral siin kohtudes oli meil palksein püsti pandud, sarikad olid majal peal. Nüüdseks on siis ka katuse katte paika saanud, uksed aknad on ette saanud ja tegelikult ka seespoolt oleme vaheseinad jõudnud valmis teha või vaheseina karkassid. Ma arvan, et ruumilises plaanis on nüüd jällegi väga suur edasiminek olnud. No ja eelmine kord oli meil põhimõtteliselt nagu skelett on ju püsti ainult ja noh, ütleme nii, et väljast vaadates, kui me nüüd värvi ei arvesta, värvimise jätame kevadeks tulenevalt ilmastikust on ja siis tegelikult nagu väljast on juba visuaal saavutatud, et mis on väga äge, et see ettekujutus sellest tulevasest majast on suhteliselt nagu juba päris, juba selline adekvaatne, et sa oled kogu aeg seal sellises avaras ruumis. Ongi, sul on üks suur ruum kogu maja ulatuses. Maja perimeeter. Jah, täiesti, nii et sa näed igalt poolt kõik aknad on ja seinad, palgid, aga vahel ei olnud ju mitte midagi senimaani. Siis eile oligi see päev, kui astusime esimest korda tuppa ja vaatasime, et meil hakkavad tekkima vaheseinad ja see on tegelikult ka hästi põnev etapp, sellepärast, et sa saad hakata juba reaalselt ette kujutama, kus see tuba on, kuidas see tuba positsioneerib, kuidas see tunnetus seal toas on, kuhu sa saad mööblit panna on ja kuidas sa seal ütleme ka köögis ja suures toas nagu siis oma asjad hakkad nagu päris siis valmis majas juba sättima, et hakkab nagu juba päris maja tunne tekkima. Ja iga pereliige saab ennast kujutada ette siis oma tuppa juba tegelikult. Ja lapsed olid ka eile olid nii elevil, siis me kutsusime nad kohe siia vaatama ja siis nad juba olid ikkagi nagu peremehe tunne, see on minu tuba. Siis nad käisid ja siis nad tundsid ennast veel võluritena, kui nad said astuda läbi seinte. Sest et praegu need sõrestikud on valmis, seal veel midagi vahele ei ole, siis nad said läbi seinte liikuda ja nad olid väga vaimustunud sellest. Novembris siin kohtudes rääkisime sellest, et ilm pole meid varasemalt suugi soosinud. Aga nüüd 2 kuud hiljem, kus me oleme siin sügavast talves, tundub, et tegelikult on ilmaga väga hästi läinud kokkuvõttes. No ja uskumatu vedamine. Katus sai ilusti peale pandud ilmaga koostöös ja teine väga kriitiline aspekt oli siis põranda valamine. Sellepärast, et selleks, et põrandat valada seal alla, vist -5 ei tohi olla, on see õige info vist oli niimoodi. No just, et miinuskraadidega on ikkagi raske seda betoneerimist. Ja meil oli see temperatuur seal kuskil nagu kergelt plussis, minu meelest seal 0 + 3 vahel ja jälle ka ideaalne, et sai kohe ilusti ühe korraga ära valatud, ta ilusti tahenes settis ära ja ilmastikuoludes oli selline huvitav nüanss veel, et kuna oli õhuniiskus oli suhteliselt suur, siis mehed hommikul kella 7 olid juba platsis, juba hakkasid siis ette valmistama ja seda põranda valamist nagu toimetama. Ja minu meelest see lihvimine ja see lõpptöö kestis kuskil peaaegu et südaööni, et kui on vaja ära teha, siis tehakse ära, vahet pole, mis kell on, et see oli ikkagi väga selline muljetavaldav. Nüüd oleme siin selle maja vast kõige huvitavama visuaalse koha peal, kus see suur klaaspind tuleb hästi esile. No see on see koht, mis teeb sellest majast selle maja ja selle põhjuse, miks me selle maja tahtsime just nimelt siia saada, on see tohutu avarus, need suured klaaspinnad ja me läksime ju sel korral ikkagi laiema profiiliga palgi peale. Vanamaja on meil natukene siis kitsama profiiliga palgist, et tegelikult see laiem profiil ikkagi tekitab sellist võimsamat nagu visuaalset muljet küll, et väga äge. No ja kui sa nüüd väidad, et see enam ei vaju ka, et te olete parendanud seda palki kuidagi, siis see on nagu muinasjutt põhimõtteliselt. Absoluutselt vastab tõele, et see palk on väga olulise uuenduse vahepeal edasi teinud sellest, kui me see esimese maja ehitasime. See mitte vaju palgiprofiil on meil vist kuskil 5 aastat kasutuses ja kui me algselt hoidsime seda majumatu palgiprofiili ja siis vana klassikalist palgiprofiili samuti sortimendis, siis me nägime mingi hetk, et tuleb minna selle uue palgi peale ja ainult seda kasutada, sest see on tõesti nii palju eeliseid välja toonud. Paigaldus, kõik see hoolduspool on oluliselt lihtsam, siseviimistlust on palju lihtsam korraldada. Et me näeme, et siin on tagasiteed ei ole, et see on õige valik ja muidugi see palgi suurus, et teie maja ongi nüüd 2 korda suurem eelmisest majast.
ja ma arvan, et ta visuaalselt sobib palju paremini ja lisaks on see soojapidavuse pool, et tegelikult see laiem palk annab jällegi meile oluliselt parema soojapidavuse kokkuvõttes. Aga kas enam ei peagi siis tegema niimoodi, et kui me siseseinasid teeme, et me jätame sinna seda vajumisruumi ja siis need kruvimiskohad, et kas see mure on siis nüüd täitsa nagu üldse ära jäänud? Just, see ongi see põhiline eelis, mis ma ütlesin just siseviimistluse mõttes. Vanasti tuli siseviimistluse käigus ikkagi jälgida seda, pidi arvestama sellega, et meil konstruktsioon tuleb allapoole veidi, aga praegu me saame kõik paika panna selliselt, et mingid nihkumisi ei toimu ja see on väga-väga oluline uuendus minu arvates. No ja üks asi veel, mis selle maja puhul on selline kirss tordi peal, on seesama sellise varikatuse alune toestuslahendus, mis oli algselt projekti peale joonistatud teistmoodi ja siin on väga hea näide, kuidas Finloog tegeleb keeruliste ja põikpäisete klientidega, et kui mina vaatasin seda vana lahendust, siis ma esmalt ei olnud nagu väga rõõmus selle lahenduse üle, sellepärast meil pidi siin keskel olema üks korralik suur toetav post ja mina otsisin siis kõikvõimsast Pinterestist pildi, et ma tahaks sellist saada ja see pani teid ikka korralikult kuklaid kratsima, aga näed, siin ta on ja see on imeilus. Ja tegelikult oli see tõesti väga hea idee ja kiidan, et sa selle ideega välja tulid, et projekteerija tahtis siia panna posti, et asi oleks väga kindel, aga tegelikult töötab see konstruktsioon selliselt ka väga hästi. No ja ta on visuaalselt väga efektne. Absoluutselt, olen nõus. Tänud teile selle idee eest. Ja tegelikult on vist nii, et ma ei tea, kas te Ajari puhul üldse olete teinud sellist suurt paralleellükandust siia eesfassaadile? Minu teada mitte, et on olnud need lükandid siis külje peal, aga et siin esifassaadil oleks tehtud, võib-olla see on tõesti esimest korda ja ma arvan, et see oli tegelikult ka väga hea mõte, mis meil tekkis protsessi käigus. Algselt oli siia planeeritud tavaline sissepoole avanev uks. See lükanduks annab kindlasti väga palju sellist kasutusmugavust juurde tegelikult ja seda te hakkate nägema kasutuse käigus. Jah, ja tegelikult, kui sa nagu suudad visualiseerida, mismoodi sul elu hakkab siin majas päriselt olema, me teame, et lõuna külg on meil sealpool, päike liigub sealt poolt siia poole, siia tuleb terrass, et sul tegelikult see tohutu suur paralleel lükanduks, mis on ka korralik investeering. Ma arvan, et ikkagi tasub ennast lõpuks ära, sellepärast, et sa saad põhimõtteliselt kogu suure toa avada siia ette terrassile ja kasutada siis seda terrassi osa nagu suvel veel lisa suure toana, et see on üliäge. Ja lisamugavust annab kindlasti väga vahva lükandvõrksüsteem, et sa saad putukavõrguna kasutada seda, hoides samal ajal ust lahti suvisel ajal, kui on putukad lennamas. Kusjuures minu jaoks üks kõige põnevamaid väljakutseid on see koridori sein. Ja ma arvan, et see on paljude jaoks nagu natukene segadust tekitav. Meil on siin 12 meetrit seina, mis tihtipeale nagu majades koridor on selline valge, pikk, tühi soolikas. Aga minu selline challenge väljakutse tegelikult selle projekti puhul on see, kuidas muuta see koridor selliseks ägedaks sisekujunduse elemendiks ja disaini osaks ja veel 6 meetrit sellest koridorist on ju tegelikult kahelt poolt suletud. Nii et see on mulle selline põnevust tekitav hetk, et seda ma tahan ise teha, ma tahan ise värvida, natukene ise kroffida, tekstuure luua seal, et ma tahan, et sellest koridorist saab selline nagu natukene ka wow-efektiga koridor. See on minu unelmate ruum, ma arvan, et see on iga naise unelmate ruum, et kui meil ennem seal majas oli ikkagi tohutu puudus hoiuruumist, siis nüüd meil on siin esiteks on see 8 ruutmeetrine sahver, siis on meil siin väliriiete garderoob, mis on siis 5 ruutmeetrit ja nüüd ma lähen läbi seinte, hops, läbi magamistoa. Siin on lisaks veel siis 9 ruutmeetrine garderoob, et see jälle toetab seda minu unistust, et ma ei pea nii palju mööblit ja kappe panema, et ma saan asjad kõik ära peita ja muud pinnad on sellised õhulisemad ja puhtamad. Kui me planeerimise protsessis projekti Ajari aluseks võtsime, siis tegelikult on ju niimoodi, et me võtsime tõesti ta inspiratsiooniks
aga me oleme planeerinud ja ehitamas ikkagi täiesti teistsugust maja kokkuvõttes. Ja ma olen kindel, et ega sellist maja teil küll nagu pole olnud varem ja vaevalt täpselt samasugust tuleb ka, sest iga inimene lähtub ikkagi enda vajadustest ja oma harjumustest, et meie oleme tõesti selle maja joonistanud nagu täpselt selliseks, nagu on meie elamisharjumused, sest me ikkagi tunneme ennast päris hästi, me teame, kust me tahame käia, kust meil on mugav, mida meil on mugav teha, mis meile meeldib ja see maja on joonistatud tegelikult nagu meie elustiili järgi. Ja me ikkagi selle siselahenduses nagu originaalprojektiga muutsime põhimõtteliselt kõik ringi. Et mis on väga äge, et ilma igasuguse probleemita on võimalik seda teha ja noh, kas või näiteks ka mingisugused sellised väiksed, ma isegi ei ütleks vaidlused, aga just nimelt sellised diskussioon, aga sellised intensiivsed diskussiooni hetked on ja ka projekteerijaga, kus tema ikkagi ütleb mingil hetkel, et ei, et ta nagu ei ole kindel, et see on hea idee ja siis kui mina ütlen, et ma ikkagi nagu arvan, et see ikkagi on hea idee. No näiteks üks näide selle kohta on need siksak seinad siin. Mulle ei meeldi nagu väga palju mööblit, ma tegelikult tahaks mööblit vähemaks saada oma kodust ja need siksak seinad võimaldavad mulle teha 2 magamistuppa siis kapid, nagu nii-öelda lihtsalt seal lükanduks või meil on praeguses majas on kardinad. Ma saan lihtsa vaevaga sinna peita sisse paar stanget ja mul ongi kapp valmis ilma, et ma peaks hakkama siis mööblina kappi sisse tooma ja siin samamoodi teine koht oli, et siia ühte kohta sai siis panna kapi ja teisele poole vanni. Et ta ka kuidagi nagu hästi toimis sinna sisse ja noh, tegelikult on, kuidas öeldakse, klient on kuningas ja ega ma siis ju täpselt teangi, et kuidas ma siin hakkan elama, kuidas ma oma asju panen, et see on tegelikult väga mõnus ja tihtipeale sellised diskussioonid tekitavad sul endal ka mingisuguseid uusi mõtteid, et kui projekteerija ütleb, et aga, et kui sa teed niimoodi, siis on ju nii ja nii ja nii, et sa oled mingi okei, et noh, et tegelikult sellised koostööhetked mulle endale väga meeldivad, et need on väga arendavad. Kokkuvõttes vist ongi et see on protsess, me hakkame punktist A punkti B poole liikuma ja see lõpptulemus kogu aeg paraneb. Aga noh, ajariga muidugi on ikkagi nagu selge seos olemas, sest et see imposantne fassaad, see on ikkagi nagu noh, see on ikkagi see ajari. Ja tegelikult on märgata, et väga paljudel teistel ehitajatel ka on näinud sellist disaini ja meil on see kasutusel juba ligi 20 aastat tegelikult, et see on kuidagi kujundanud seda disaini natukene üldisemalt ka. See põhi nagu nii-öelda tunnus, mis on see klaasfassaad selle ajari puhul, mis mulle selle juures nii hirmsasti meeldib, meil on sõbral ajari projekti järgi maja olemas ja tema ise ütleb ka, et talle õudselt meeldib see, et kui ta seisab seal suures toas, siis on selline tunne, nagu sa oleksid õues, et nagu sa oleksid looduse keskel, sest et sul on see nii selline mõnus ja avatud osa, et ta ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Vaata, kui äge teil enam ei olegi nagu seda palgi otsa üldse näha, nagu meil vanamajal on, et siin nagu polekski palk traditsioonilises mõttes. Ja, see on nüüd jälle selline uuenduslik lahendus, me nimetame seda nullnurgaks. Et kui klassikaliselt on palkmajal selline ristsiootis nurkades, siis täna me oleme selle ära kaotanud, saab selle siseviimistluse poole pealt jällegi palju ühtlasemalt ja minimalistlikumalt lahendada. Et siia läheb väikene delikaatne nurgaliist peale ja nii ta ongi. Ja tegelikult sa näitasid meile kontoris kunagi, kui keeruline tegelikult see kokkupuutepunkt on, et võiks ju arvata, et sa paned nagu ühe palgi, teise palgi niimoodi kokku ja siis, kui tuul puhub, et siis puhub siit vahelt natuke sisse, aga pannakse tihend vahele. Aga te olete selle niimoodi ära nagu nii-öelda sidunud, et sealt ei saa mitte ükski tuul vahelt läbi tulla. See oli väga-väga äge profiil teil. Ja, hästi visualiseeritud tegelikult, et tõesti see nurgatapp on hästi õhutihe ja toimib väga hästi just ka soojapidavuse mõttes. Et jällegi oluline edasiarendus selle mitte vajuva palgiprofiili puhul. Ja lisaks ka väljaspool, kui me täna planeerime palkhoonet näiteks ka linnakeskkonda, siis selline ristseotis, nagu klassikaliselt palkmaal on, seda ei ole lubatud üldse eksponeerida. Ja nüüd sellise nullnurgaga lahendusega me saame teha nagu puitvoodriga maja, aga tegelikult on täis palgist ja täis puitmaja. Nii et väga hea uuendus ja annab lisavõimalusi arhitektuurses plaanis. Ja olgem ausad, ikkagi tegelikult palgi puhul on niivõrd lihtne. Väljast palk, tulen vaatan seest palk, siseviimistlusega ka ülimalt lihtne. Võtan vastavas sobivas toonis peitsi või vaha või mille ma siis lõpuks valin.
õrn kiht peale ja minule meeldib, kui see palgiprofiili või see puu nagu see profiil ja puumuster siit natukene kumama jääb, et siseviimistluse aspektist ka ülimalt lihtne, et ei pea hakkama mõtlema, et näiteks kivi puhul, et millega sa seda katad või mingeid selliseid muresid. Ja see on väga suur pluss minu arvates samamoodi, et see siseviimistluspool on praktiliselt valmis, kui meil on seinad püsti. Jääbki siia omale sobiv viimistluskiht, on see siis peits või lakk või midagi sellist, aga see puit on olemuslikult juba viimistlusmaterjal. Et see on kindlasti annab täiendava kokkuhoiu ka siseviimistluse mõttes, et sellega ei pea järele tegelema, kui võib-olla kivimajas on seal väga palju kihte veel vaja panna, lisada sinna. Ja ka selles mõttes, et meil on kokkuvõttes konstruktsioonis ongi see sama puit ainult, et meil ei olegi erinevaid kihte ja ta on nii-öelda väga aus konstruktsioon. Jah, et alati tegelikult ju kivi puhul ka, ma mäletan, et me korraks nagu mõtlesime kivimaja peale, siis kõik hakkasid ka kohe rääkima, et kuidas see soojustus on ja mis kihid ja mis siis sisse tuleb, et et kas te siis, kuidas te selle sisemise lahendate, et palgiga on lihtne, palk, punkt. Less is more. Tegelikult on teil ikka tellijatel ikka väga mugav siit samast kõrvalt elades kõike seda asja korraldada ja hoida pilku peal kogu sellel protsessil. Ja me oleme natuke nagu ehitusjärelevalve selles mõttes, et me teame täpselt, vaatame aknast välja, vaatame, näed, poisid tulevad, näed, see auto tuleb, see rekka läheb, näed, nüüd lähevad lõunale, et meil on kõik täpselt teada, aga muidugi nagu selles ehitusprotsessis just nimelt ise nagu sees olles, kaasa mõeldes ja koostöös just nimelt siis ülimugav tõepoolest, et tihtipeale on ikkagi nii, et siit objektilt tuleb mingi küsimus on ja et kuidas me selle pidime tegema, et kuidas te nüüd tahate seda, et kas me teeme ta laeni välja või jätame poole peale, siis on tihtipeale vastuseks, et ma kohe tulen, mis tähendab seda, et ma olen nagu 3 minutiga, ma olen objektil ja ma ikkagi käin, päris iga päev mina siin ei käi. Madis elukaaslane, tema käib siin kindlalt iga päev, võib-olla isegi mitu korda koha peal. Et kui on mingit sellist küsimärgi kohta, siis ma kohe ka lippan kohal, aga fakt on see, et ma arvan, et 3-4 korda nädalas me käime kindlasti, mina käin kindlasti siin objektil, et see on ülim luksus, ma ütleks selle kohta. Ja ma arvan, et ehitaja vaates ka tegelikult see on just selle protsessi sujuvuse mõttes väga-väga oluline, et see info liigub väga kiiresti ja kõik see info on väga vahetu. Ja tihtipeale ongi see, et kui sa vaatad neid plaane, vaatad paberi peal seda plaani, vaatad arvutiekraanil plaani, sul tekib mingisugune visioon või mingi ettekujutus. Ja kui sa seda ikkagi päris elusituatsioonis ei näe, siis see ei ole 100% õige ettekujutus. Mingite asjadega on olnud niimoodi küll, et ma tulen siia, seisan ja vaatan, mõtlen, et see on hoopis niimoodi. Vaatan plaani, on jah niimoodi, et aga kuidas ma seda ennem ei suutnud niimoodi ette kujutada või näha, et see privileeg, et sa tuled siia ja kontrollid selle oma visiooni üle, et see on väga äge.